Ja nüüd liitub siin diivanil minuga naine, kelle ettevõtlus purtis edukate sekka siis, kui ta oli vaid 24-aastane. Ja temast sai noorim naismiljonär Eestis. Mobiilirakendusi testiva idufirma Testlio asutaja ja tegevjuht Kristel Kruustükk on kohe siin. Tere, Kristel! No nii, ole... Jaa, pole ammu näinud. Jaa, ainult telekast näeb sind. Kuule, aga räägi, kuidas sellel koroona ajal on siis äri läinud ka? Väga hästi, et otse loomulikult, kui eelmisel aastal see pandeemia kõik alguse sai, siis nagu väga paljud ettevõtted, meie olime ka sellisel seisukohal, et me ei teadnud, mis tulevik toob ja me tegime otsuse, et me paneme näiteks palkamise pausile ja võtame nagu rahulikult, aga siis me nägime hoopis vastupidi, et Testlio teenuste vastu hoopis see nõudlus kasvas ja nii, et kasvame ikka hoogsalt edasi ja me oleme juba nüüd rohkem kui 100-liikmeline tiim ja meil on testijate võrgustikus rohkem kui 20 000 inimest. Ja see on päris lahe on. Sinu kohta võib kindlasti öelda, et kui Eesti vajaks eeskujusid tüdrukutele, et miks tehnoloogia valdkonda astuda, et sa oled kindlasti number 1, sest et see, mida sa oled teinud ja veel ka väga, väga noorest saati niivõrd kaugele jõudnud, on lihtsalt muljet avaldav. Aitäh! Too välja siis need 3 märksõna, et kuidas sa jõudsid sinna, kus sa praegu oled? Üks väga oluline komponent selle juures on kindlasti see, et ma ei ole kunagi nii-öelda ennast tagasi hoidnud, aga ma olen jälle seda teinud teiste inimeste nii-öelda, et mul on teised inimesed olnud eeskujuks, kes on mulle andnud selle julguse teha elus asju, mis mind tihtipeale hirmutavad, et näiteks minu väga suureks inspiratsiooniks on alati olnud minu õde, kes juba väga noorena kolis ära Eestist, ehitas endale rahvusvahelise karjääri ja see, kui mina kasvasin üles Kosel selles väikses külakeses, siis ma kogu aeg nagu tundsin, et ka mina võin täpselt seda sama saavutada ja see on kuidagi andnud mulle kogu aeg seda nii-öelda julgust edasi minna ja kõik need otsused, miks ma kolisin Eestist kunagi näiteks Londonisse, tulenesidki sellest, et ma tundsin ka, et ma võin ka mida iganes saavutada. Ja ettevõtluseni ma jõudsin ka läbi selle, et mul oli lihtsalt kogu selles, kuna testimisvaldkond oli midagi, mille vastu ma olin nagu mingi mega kirglik ja ma nägin seal nii palju probleeme ja mitte ühtegi lahendust, siis ma lihtsalt pidin selle lahenduse ise nagu looma ja nii äge, et täna 8 aastat hiljem on meil globaalne mõju ja me teeme tõesti koostööd maailma suurimate ettevõtetega, nii et see on tõesti äge. Mis on sinu arvates see põhjus, et meil tõesti endiselt on see tehnoloogia valdkond nii naistest tühi, ehk et ainult 5% on naisi IT-valdkonnas? Neid põhjuseid on ju mitmeid ja ma arvan, et endiselt on tehnoloogia valdkond väga tugevate stereotüüpidega, et isegi mina, kes ma läksin 2008 aastal õppima tehnoloogia valdkonda ilma igasuguse tehnoloogia taustata, ma ei teadnud arvutitest mitte midagi, kui ma läksin programmeerimist õppima, siis ma ka esialgu mõtlesin, et see on selline pika patsiga poiste eriala, kus sa nokitsed oma ette kuskil arvutis päevad läbi ja nagu see ongi kogu tehnoloogia valdkond ja muidugi see kõik pöördus minu jaoks ja teiselt poolt, ma arvan, et ikka ühiskond vaata nagu surub väga tugevalt naisi nagu ka raamidesse, et ma ei tea, et reaalained on ikkagi nagu poiste asi ja et naistele ei ole siin kohta ja sellepärast mina olen oma südame asjaks ka võtnud lisaks sellele, et ma tahan Testliost teha number 1 ettevõtte nagu testimisvaldkonnas. Ma olen võtnud ka oma südame asjaks selle, et ma käin väga aktiivselt just sellistel üritustel koolides rääkimas, et lihtsalt näidata seda eeskuju, sest minu jaoks oli see eeskuju minu õe näol nagu nii oluline ja see andis mulle selle julguse nagu
lihtsalt minna ja teha ja mitte karta ja põdeda ja mitte karta seda ebaõnnestumist, vaata, mis inimestel tihtipeale on, et ühiskonnas ju tüdrukud peavad kogu aeg olema sellised nagu viielised ja istuma korralikult ja koristama ikka enda järgi ja ei tohi nagu puu otsas ronida, sest see ei ole tüdrukutele kohane, on ju, et sihukest seiklushimu nagu kuidagi võib-olla surutakse maha. Ja ma just lugesin ka raamatut Julge, mitte täiuslik, mille ka eesti keelde just tõlkis Kristi Saare, kes on üks minu väga suur inspiratsioon ka, kes tegeleb sellega, et naistel oleks selline finantsvabadus, on ja tema siis kirjastus just tõlkis selle raamatu, nii et soovitan Julge, mitte täiuslik. Kui me läheme tagasi sinna, ütleme, et põhikooli aega, mis sa ise arvad, mõeldes nüüd iseenda peale ja proovid seda ka laiendada, et mis momendist käib nagu see klikk ära, et kas tüdruk jõuab oma huviga sinna reaalainetesse ja sealt edasi ka tehnoloogiasektorisse või siis see, et ta sinna ei jõua. Et hästi palju ju tegelikult sõltub sellest, et kas sa klikid seal näiteks mataga koolis või mitte. Mul on oma mataga väga hea lugu ka kohe rääkida, et ma olin matas väga kehv. Keskkoolis reaalselt oli 2-3 vahepeal see hinne ja mul oli lõpuks niimoodi, et kuna ma käisin selles reaalklassis, sest et mu õde oli ka käinud reaalklassis ja minul oli see tunne, et mina pean ka samamoodi nagu käima reaalklassis, isegi kui ma ei ole nagu matas hea, siis mul oli reaalselt lõpus sõda nagu õpetajaga, et ta ei tahtnud mind riigieksamilegi lasta, on ju, sest ma olin nii halb nagu. Aga siis ma ikkagi põiklesin vastu, sest et jälle minul oli see eeskuju minu õe näol, kes oli matas väga hea ja siis ma surusin kuidagi ennast sellesse nagu, et mulle peab ka nagu, ma pean matast aru saama. Ja siis lõpuks oli nii, et ma tegin mataeksami jumala okeile tulemusele ja kui ma läksin ülikooli, siis mata sai nagu minu üheks kõige tugevamaks aineks. Ma aitasin lõpuks seal oma klassikaaslaseid järgi on ju matas, sest et see oli nii hea ja see oli see koht, kus ma sain aru, et kui sa arvad, et sa ei ole milleski tugev, siis proovi nagu muuda seda õppimismeetodit või räägi oma õpetajaga, püüdke seda strateegiat natuke muuta, kuidas sa õpid ja mida sa õpid ja üks väga oluline asi, mis ma ka tahtsin rääkida, oli see, et mulle väga meeldis, mis ükskord ühes haridusministeeriumi minu arust workshopis välja toodi, on see, et me peaks mõtlema programmeerimisest kui uue keele õppimisest, sest nii see ongi. See on samamoodi, see on nagu keele õppimine. Aga võib siis niimoodi öelda, et Kristel Kruustükk, kelle mata hinne keskkoolis oli seal 2-3 vahel, see 24-aastaselt Eesti noorim naismiljonär. Wow. Ja paberi peal sain jah, nagu paberi peal see tõesti juhtus niimoodi. Kas seda, et seda reaalainete armastust või siis seal mitte hakkama saamist saab üldse nagu otse siduda sellega, et kas sul ootab ees tulevik ja karjäär tehnoloogia valdkonnas või mitte? Ei saa siduda, ongi, kui keskkoolis läheb nagu ta läheb, siis minu arust ongi kõige olulisem lihtsalt see, et sa leiad vaata elus midagi, mis paneb sul silmad särama ja mina õnneks, ma läksingi on ju tehnoloogia valdkonda niimoodi, et mul polnud mitte kunagi isegi uudishimu selle vastu, mis töö käib selle taga, et ma saaks kasutada Microsoft Office mingeid programme või ma saaks mänge mängida, nagu mul oli 0 huvi selle vastu, aga kõik mu õesõbrad nagu 2008 aastal juba rääkisid, et kuule, et tehnoloogia on see olevik ja meie tulevik, et sa raudselt leiad seal endale eriala, mis on nagu vastab sinu tugevustele ja nii see ongi, on ju. Sa täna võid minna nagu töötada suurte tehnoloogiaettevõtete jaoks, sa võid olla testija, sa võid olla disainer, sa võid olla kasutaja kogemuse disainer, sa võid programmeerida, sa võid kliente teenindada, seal on nagu nii suur võimalus ennast teostada, nii et tuleb lihtsalt ma ei tea, õppida nüüd nägema, et see on see valdkond, kuhu minna, sest et üks oluline kuidagi aspekt minu jaoks oli ka see, on ju, et ma tahtsin leida endale eriala, mis mind ka tulevikus ära majandab, on ju, et ma tahtsin väga iseseisev olla alati ja tähendab, olen alati olnud ka iseseisev, et see oli ka minu jaoks hästi oluline ja tehnoloogia valdkond, me juba täna näeme, kuidas meil on tööjõupuudus ja meil ei ole piisavalt inimesi, nii et tulge kõik tehnoloogia valdkonda ja
let's make magic happen. Sa kirjeldad väga lahedasti, kuidas sa ise leidsid iseenda jaoks nagu siin on see ots ja sa panid need kokku ja sa leidsid nagu enda selle nagu tee, kuhu minna ja see on sind nagu väga-väga edukaks teinud. Aga ühest küljest oli kindlasti selline juhuste kokkusattumus, et sa selle nagu leidsid, mingisugune äratundmine. Aga mis nõu sa annaksid siis noortele ja naistele, et kuidas seda äratundmismomenti siis tekitada endale? Üks asi, mis ma arvan on päris oluline, ongi see, et sa kuidagi elus mõtled esiteks nagu paar sammu ette, on ju, et ma ei tea, minu jaoks oli see majanduslik kindlustatus hästi oluline, et ma teadsin, et isegi kui mulle meeldib korvpalli mängida või muusikat nagu klaverit mängida, et võib-olla see ei ole nagu nii nagu tulevikus niisugune nagu kindel amet, on ju, ja mul ei olnud talenti ka, ma arvan, nii palju. Aga ma arvangi, et siin on hästi oluline see, et sa prooviks võimalikult palju asju, et mina olin kooli ajal ka niisugune üsna aktiivne, mängisin kossu, mängisin klaverit, olin üldse korraldasin igast üritusi ja ma proovisin kogu aeg hästi palju asju, on ju, ja kui aga samas mul oli ka sellist püsivust, on ju, et mida ma näen ja kuulen palju on see, et inimesed kipuvad väga kiiresti alla andma, sest nad arvavad, et kui sa teed midagi südamega, siis sul ei tohiks kunagi raske olla, aga minu arust see on nagu natukene selline vale, et kui sa tahad milleski väga heaks saada, siis sa pead olema kannatlik, on ju, ja keskenduma ja olema nagu tõesti pühenduma sellele ühele mingile asjale, vaata. Aga proovi võimalikult palju asju testida. Kui palju sa ise oled tundnud oma tööd tehes, et kurat, väga raske on? Väga palju, et eriti just nendel algusaastatel, kus ma ei teadnud ettevõtlusest mitte midagi, on ju, et mu abikaasa Marko oli 10 aastat ettevõtteid teinud ja tal ei olnud ka sellist suurt edu, on ju, ja kui me Testliot koos alustasime, siis tema nagu kogu aeg hästi palju julgustas mind ja minul oligi see, et kui iga kord, kui näiteks mingi klient andis negatiivset tagasisidet või klient ei tahtnud üldse kliendiks tulla, on ju, või siis testijad andsid meie platvormi kohta mingit kriitikat, siis ma ikkagi niimoodi alguses valasin väga palju pisaraid iga sellise negatiivse tagasiside peale ja väga palju oli selliseid hetki, kus ma mõtlesin, viska mingi lusika nurka ja mingi inimesed ei usu sellesse, mis me teeme aga näed, kõik see kannatlikkus ja kogu aeg eksperimenteerimine ja erinevate strateegiate ja testide tegemine nagu kuidagi tõi meid siia ja nüüd ma olengi õppinud, et iga probleem, mis sul nagu laua peal on, et sa õpid seda, sa vaatad seda pigem kui võimalust, mitte nagu probleemi enam, on ju. Et sa näed, et sa saad paremaks, sa saad alati paremaks nagu teha. Testlio on tegelikult ju sinu ja su abikaasa Marko, võiks vist öelda, et esimene laps. Jaa. Aga kas Markot kuidagi pahanda see, et tihtilugu, kui räägitakse Testliost, siis räägitakse, et Kristel Kruustükk, see on see võimas naine, kes on nii võimsa ettevõtte loonud, et kas Marko ei tunneta, et kuidagi liiga tahaplaanile sellega? Ei, talle väga nagu meeldib ja ta täiega toetab mind ja tema näeb samamoodi seda võimalust minul olla siis nii-öelda see eeskuju ja näidatagi tüdrukutele ja naistele, et kuule, tehnoloogia on mega cool, on ju, tule ettevõtjaks, on ju, et siin on nagu võimalusi nii palju ja nagu Marko täiega toetab mind, alati on toetanud nagu. Kas sa oled ise ka mingisuguseid mööndusi teinud oma tiimi kokkupanekul, et naisi kindlasti peab olema ja võib-olla äkki siis rohkem naisi olema kui mehi? Seda me ei ole otseselt nüüd jälginud, et ma ei tea, et meie tiim oleks võimalikult mitmekesine, aga ma arvan, Testlio jaoks on kindlasti tulnud kasuks see, et mina kui naisfounder, on ju, me oleme nagu kuidagi, naised tunnevad kuidagi, et nad on kohe palju rohkem nagu welcome meie tiimis ja täna ongi meie nagu rohkem kui 50% sellest leadership tiimist on naised ja kogu ettevõttes on 47% naised. Ja ma arvan, et see üks põhjus ongi see, et me oleme lihtsalt, mina olen nagu naisfounderina kuidagi võib-olla naised on rohkem julgenud tulla siis keskkonda, kus on juba nagu nende sugused inimesed siis, on ju. Kas sa näed selle 8 tegutsemisaasta jooksul ka, et nais-startup foundereid on rohkem tekkinud? Jaa, kindlasti. Eestis vist, kui ma ei mäleta,
kui ma õigesti mäletan, siis on vist 15% on naisasutajatega, mis on nagu väga hea, aga noh, kui me jälle vaatame seda, kui palju raha või investeeringuid läheb naistele, siis on ainult 3% on ju, et siin on ikkagi veel palju teed minna ja mis ma üks päev osalesin ka ühel veebiseminaril Signe Ventseliga, kes kirjutas ka raamatu Julgus luua muutust ja siis ta rääkis ka sellest, et on hästi palju selliseid initsiatiive olnud, mis julgustaks naisi tegelema ettevõtlusega, aga naised tihtipeale jäävad nagu selliseks väikeettevõtjaks, on ju, et nad ei kohe ei unista suurelt, aga ma just nagu seal julgustasin kuidagi võtma endale niisugune suur missioon ja visioon ette ja minna ja toimetada selle järgi nagu. Enne sind istus siin Liina Laas, kes on loonud fondi The Better Fund, mille eesmärk ongi investeerida nendesse ettevõtetesse, kus on vähemalt üks naisasutaja. Et kuidas sa iseenda rolli tulevikus näed? Kas oledki see Kristel Kruustu, kes lihtsalt naistele nagu kihutustööd teeb, et jah, naised tehke, et naised te olete lahedad, tulge tehnoloogiasse, või mõtled ka ise kuidagi rohkem panustada sellesse, et naised tuleksid tehnoloogiasse ka võib-olla oma rahaliste vahenditega või ka kuhugi investeerides siis? Ja mina selles mõttes, minu unistus ongi, et ma tahan kindlasti ka hakata ise naistesse investeerima ingelinvestorina või mingil muul näol. Ja seda ma alati jätkan, on ju, et ma käin üritustel ja ma lihtsalt räägin ja ma hea meelega olen see eeskuju, et mul on antud hääl ja ma tunnen, et see on vale, kui ma seda ei kasuta, on ju. Nii et see on hästi-hästi oluline. On sul endal mingisugune unistus, mida sa tahaksid veel realiseerida? Kas sa selle peale ka mõtled, et tahaksid või et millal see moment võiks tulla, millal Teslios see järgmine unicorn saab? Äkki varsti, praegult on veel natuke maad minna, aga see unistus ei ole kindlasti kättesaamatu, nii et täiesti tehtav, tuleb lihtsalt omas tempos edasi minna ja minu unistus ongi see, et Tesla oleks number 1 testimisvaldkonnas, et kui me räägimegi sellest, et kui ettevõtted mõtlevad testimise peale, siis nad mõtleks automaatselt Tesla peale, on ju. Nii et see on üks minu unistus ja teiselt poolt on ju see, et ma saaksingi panustada ka rohkem nüüd naisettevõtjatesse, ka siis nagu mitte ainult selle tee läbi, et ma käin rääkimas ja inspireerimas, vaid et ma reaalselt saaks ka finantsiliselt panustada nendesse alustavatesse naisettevõtjatesse, sest et paratamatult, ma just ka enne Liinaga rääkisin sellest, et paratamatult on see kogu investeerimismaailm on väga meestekeskne, on ju, et kuna mehed on alustanud rohkem ettevõtteid, on ju, nad jõuavad investoriteks ja nad lihtsalt, kui neil on laual otsustada, kas nad võtavad 20-aastase dropout'i, kes on mees, või nagu college dropout'i, kes on mees, või 20-aastase college dropout'i, kes on naine, siis tõenäosus, et nad võtavad mehe, on lihtsalt sellepärast, et Mark Zuckerberg on nagu selline suur nagu eeskuju on ju väga paljudele ja inimesed näevad, et okei, et seal on nagu rohkem potentsiaali, sest võib-olla nagu naised on ju, ma ei tea, 5 aasta pärast võib-olla peavad juba lapse saama ja siis kõik see lapse ilmale tulek muudab, on ju, aga ma arvan, et see on kõik, see peab muutuma nüüd. Sest laste kõrvalt mul on 2 last, on ju, üks on 1-aastane ja teine on 3-aastane ja muidugi minu roll selle 8 aasta jooksul on ka Teslios natuke muutunud, on ju, aga ma näen, et see on täiesti tehtav, on ju, et lõpuks miks ettevõtted saavad edukaks, on tiimid ja kui sul on liidrina ja juhina see nagu suur visioon ja missioon, siis inimesed tahavad sellega kaasa tulla ja sellesse panustada, nii et nii ongi. Kristel, läheme nüüd nende küsimuste juurde, mis vaatajad on sulle edastanud. Mariana küsib ühe isikliku küsimuse. Kuidas te pere ja töö omavahel seote? Seome. Et meil on hästi suur tugisüsteem olnud, on ju, et meil on lastel on väga armastavad vanavanemad, meil on lapsehoidja, on ju, kes meid toetab, on ju, ja siis muidugi selle kodus töötamisega
ma alguses mõtlesin, et ma ei suuda lastega kodus töötada, et noh, et kui ta 3-aastane kogu aeg on ju, käib sul seal ruumis ja segab, on ju, aga tegelikult see on täiesti tehtav ja tuleb, ma arvan, lihtsalt hästi oma aega hakata planeerima, on ju, et näiteks kui sa tead, et võib-olla maja või su korter on rohkem kärarikas mingisugusel kellaajal, siis ärka varem üles, on ju, et mina näiteks kasutan hommikuid täiesti selliseks enda ajaks, on ju, et ma käin ratsutamas, on ju, või siis teengi nagu näiteks tööd, on ju, vastan mingitele või noh, keskendun mingile tööosale, mis vajab rohkem sellist nagu fookust, on ju. Mis kell sa üles ärkad hommikul? Oleneb, täna ärkasin kell 8:30, sest Aaron äratas ülesse, aga kui ma ratsutamas käin, siis ärkan 7, nii et ma käin tavaliselt, jah, see võtab mul 2 tundi aega, et käia tallis, ratsutada ja siis alustada oma päevaga. Kuivõrd ära planeerinud sa minuti pealt oma päeva oled? Ei ole väga ära planeerinud, et mul on mingid kindlad päevad, kus ma lihtsalt võtan näiteks miitingud ette, on ju, ja siis mõned päevad ma pühendan täiesti sellistele asjadele, mis vajavad nagu tegemist, mis vajavad rohkem loovust näiteks, on ju, et ei planeeri niimoodi väga päeva pealt. Aga noh, trennid ma planeerin küll ära, on ju, oma nädalasse ilusti. Jaanika küsib, kas see äratundmismoment võib tulla ka 40-selt või on rong selleks ajaks juba läinud? Muidugi võib tulla 40-selt, see Gary Vaynerchuk, üks väga edukas ettevõtja, kellel on üks meediaettevõte, tema kogu aeg räägib sellest, et rong ei ole kunagi nagu sa ei ole kunagi rongist maha jäänud, et sa võid ettevõtlusega tegeleda, alustada ükskõik mis ajahetkel, on ju, et paratamatult ühiskond jälle on tekitanud meis sellest tunde, et oh my god, kui ma olen 40, siis ma olen vana, aga nagu tõesti inimesed elavad, nagu eluiga on täna palju pikem, on ju, et jah, muidugi vanasti elatigi nagu palju vähem, on ju, ja siis see võib-olla tekitab sellist nagu tunnet, et nüüd ma olen hiljaks jäänud, aga see on täiesti vale, et nagu muidugi alusta ettevõtet, millal iganes sa tahad, et selleks pole kunagi hilja. Mariann küsib, palun jagada mõningaid nippe, kuidas saada ideid oma firma loomiseks? No kõige parem viis selleks on see, et sa lihtsalt mõtled oma igapäevaste toimetuste peale või mõtled selle peale, mis sa täna oma ettevõttes teed, mis sulle peavalu tekitab, mis sa näed, mis on nagu probleem ja sellest siis arendada välja oma mingi konkreetne idee, on ju. Et Testlio sündis samamoodi minu personaalsest frustratsioonist, on ju, et ma olin testimisvaldkonnas, ma olin ülikirglik testija, ma tahtsin nagu kõige paremaks testijaks saada, nagu reaalselt. Ja siis ma lihtsalt leidsin seal valdkonnas läbi erinevate platvormide hästi palju nagu probleeme, mis vajasid lahendamist ja nagu mulle meeldib alati rääkida ühte lugu ka USA-s on üks selline äge telesari nagu Shark Tank, on ju, kus siis ettevõtjad käivad investoritele pitchimas ja seal oli 8-aastane väike tüdruk, kes nägi seda, kuidas tema alla-aastane väike õde kogu aeg topib endale lusikat nagu kurku, on ju, et noh, et see on väga ohtlik, on ju, ja siis ta mõtles välja sellise lusika, mis on nagu närimisrõngas ja lusikas samal ajal, aga sa ei saa seda lusikat endale kurku lükata. Ja täna ta tegi selle kõige suurema Munchkin Baby ettevõttega nagu licensing deali, kuna ta patenteeris oma toote ära 12-aastaselt nagu, saad aru, et see võib nagu, sa peadki vaatama selle peale lihtsalt, et mis sul igapäevaselt nagu mingi muret tekitab või probleemi, et neid probleeme on lihtsalt nii palju nagu. Ehk et pigem mitte see, et ma tahan teha ettevõtet, et siis ma hakkan midagi pastakast välja imema, mingisugust ideed, vaid lihtsalt avatud silmadega ringi käia ja mõtestada oma elu ja neid probleeme, mis sul on, mida võiks hakata lahendama. Täpselt, et minul on nagu, mul list nagu asjadest, mis mulle nagu igapäevased probleemi tekitab, on ju, ja et selles mõttes väga huvitav. Niisiis me saame just teada, et kuna Kristelil on pikk list sellest, mis talle päriselt ka peavalu tekitab, siis on oodata neid järgmisi väga edukaid iduettevõtteid Kristeli portfelli. Kristel, aitäh sulle! Aitäh!